Tallinn Tolls on Eesti moebränd, me oleme 12 aastat vana, tegeleme siis rõivaste disainimisega, müümisega ja tootmisega. Ressursitõhususe investeeringuga me tegime päris palju olulisi teemasid ja siis eelkõige just seda, et me kasutaksime efektiivselt oma materjale ja siis teeksime sellest võimalikult efektiivselt riideid väiksema siis materjalikuluga. Toetuse abil me panustasime eelkõige IT-arendustesse, mis on meie jaoks hästi oluline. Me viisime siis omal veebipoe keskkonna üle uuele platvormile, mis aitaks just eelkõige paremini siis teostada ettetellimise kampaaniaid, eeldusel, et me siis müüme rohkem tooteid ennem tootmisprotsessi. See tähendab seda, et me suudaksime siis kogu aeg jälgida nõudlust ja siis toota siis ainult neid asju, mida turg vajab. Siis me panustasime IT-arendustega ka tootmise ettevalmistuse tarkvarasse, mis on siis hästi oluline, et veebipoest automaatselt jõuaksid kõik tooted tootmisesse ja siis ettetellimise kampaania tulemusi oleks võimalikult efektiivne ja kiire ja saaks paindlikult siis tootmises kohe ära toota. Ja siis me IT-arendustega tegime ka seda, et me saaksime kangaid digitaliseerida ja siis kiiremini uusi tooteid prototüüpida 3D-st tänu sellele. Ja siis ka mõned masinad, kanga siis mõõtmismasin ja siis kvaliteedikontroll, et see materjal, mis meil oleks arvel, et see oleks alati kvaliteetne ja mõõdetud ja siis nagu arvutid ja tarkvara, et seda oleks lihtsam prototüüpida. Ma usun, et digitaliseerimine on ainuvõimalus üldse, kuidas nagu ellu jääda ja edasi areneda ja keskkonnateemades mõtlen selle peale ja arvan, et iga tootja peaks võtma selle vastutuse, mis jalajälje me jätame ja sellepärast me selle peale nagu mõtleme ka, et meil kindlasti see protsess ja digitaalsed lahendused aitavad siis seda jalajälge mitmes suunas muuta. Eelkõige, kui me räägime ettetellimistest, siis see tähendab seda, et me toodame ikkagi neid asju, kus me oleme eelnevalt kindlaks teinud, et see turunõudlus on olemas. See on hästi oluline. Minu arvates keskkonna teemades esimene number 1 asi on see, et ärme tooda neid asju, mida pole vaja, ärme tooda liiga palju. Ja ma olen aru saanud, et toetuste meetmetes võib-olla on rohkem lihtsam võib-olla selliseid klassikalisi tootmismasinaid osta, aga ma ise usun, et meie ise näeme, et just need digilahendused on need, mis meile kõige suuremat väärtust tegelikult loovad. Me oleme iga aasta siis kasvanud üle 20%, seda siis koroonaperioodi käigus, kus võib-olla on selles sektoris olnud päris rasked ajad. Me oleme päris tänulikud, et me oleme panustanud juba oluliselt varem online müüki, mis siis võib-olla koroona ajal muutus paljudel ettevõtetel väga vajalikuks, aga võib-olla sellel hetkel sellele reageerides oli see juba natukene võib-olla hilja. Me jätkame selles samas suunas, me näeme, et me oleme täna õigel teekonnal. Me kindlasti investeerime edasi ka IT-arendustesse ja meil on praegu ka päris palju plaane, mida me endiselt veel tahame parandada ja kus me näeme veel võimalusi. Isiklikult usun, et jätkusuutlikud keskkonnalahendused on ainult need, mis on ka tegelikult majanduslikult efektiivsed, et vastasel juhul on see püsima jäämine nagu võib-olla keerulisem.